Tere tulemast siia Pelgulinna metsa ja uude osooni episoodi. Tänases episoodis me räägime parasvõõtmete metsadest ja seda aitab teha minu kallis saatejuht. Tere tulemast! Täna oleme siin Tallinnas Pelgulinna segametsas, mis kuulub parasvõõtme metsade hulka, mis omakorda on üks suurimaid bioome maailmas. Parasvõõtme metsade üheks oluliseks tunnuseks on see, et nendes esineb 4 aastaaega. Parasvõõtme metsade kliima on mõõdukas, ei ole liiga külm ega liiga soe. Kliimat mõjutavad tugevad läänetuuled, mis toovad merelt niiskust, muutes kliimat merelisemaks. Selle tõttu ulatub aastane sademete hulk umbes 550 kuni 750 millimeetrini ning sademeid võib esineda nii vihma kui ka lumena. Nii, tagasi siit otselülituses Pelgulinna metsast. Tule kaasa. Vaata. Näed seal harilik bioloog. Lähme vaatame, mis ta teeb. Hästi tasa peab olema. Sa ei tohi neid hirmutada liiga palju, muidu võib-olla jooksevad veel ära. Nii, tere, et mida huvitavat teie siis räägite meile kuu enne juunit? Parasvõõtme metsad mängivad olulist rolli aineringetes. Tule kaasa, tasakesi. Nii, mis teil meile öelda on? Süsinikuringes seovad puud süsihappegaasi, mida nad talletavad mullas ja biomassis. Ja see aitab vähendada kasvuhoonegaase ja kliimamuutust. Aitäh teile! Veeringes imevad puud mullast vett ja arustavad seda tagasi atmosfääri, mis aitab hoida veetaset stabiilsena. Aitäh teile! Näeme juba nädala pärast. Lagundajad, nagu seened ja bakterid, vabastavad mulda toitaineid, mis teevad mulla viljakaks ja panevad ka punkti aineringale. Aitäh teile! Eesti metsades kasvab nii leht kui ka okaspuid. Okasmetsades näiteks harilik mänd või kuusk ja lehtmetsades näiteks tamm või vahar. Aitäh teile! Tagasi stuudiosse! Parasvõõtme mets on keerukas ökosüsteem, kus kõik liigid omavahel seotud on. Näiteks algab toiduahel taimedest ehk tootjatest, sisaldab tarbijaid ja lõpeb kiskjatega. Sellised ahelad moodustavad kokku suure ja keerulise toiduvõrgustiku. Oluline kooseluvorm on sümbioos. Puud ja seened elavad koos mükoriisas. Seened elavad puujuurtel ja aitavad puul saada toitained ja vett. Puud annavad vastu energiat. Metsas toimub ka pidev konkurents valguse, toidu ja vee üle. Seetõttu kasvavad puud kõrgustesse, et saada rohkem valgust. Veel üks näide konkurentsist. Hunt ja ilves jahivad sarnaseid saakloomi. Loomastik on metsas väga mitmekesine. See leidub nii kitsi, karusid, rebasid kui ka hunte. Paljud loomad on jahedama kliimaga kohastanud ja seetõttu kasvatavad ka endale paksu karvkatte. Osad neist magavad ka talveund. Tere! Oleme siin Keskkonnakaitse Kerliniga. Tere! Ja küsiks talt paar küsimust. Esimene küsimus, milline on inimtegevuse mõju parasvõõtme metsadele? No mina ütleks, et väga suur, sellepärast, et puidu saamiseks tuleb ju raiuda puid ja korraldada ka lageraiet, et saada uut ala. Ja kusjuures 60% parasvõõtme metsadest tulebki kogu maailmale puit. Ja üks huvitav fakt siia veel, et ilmselt ka see ala kunagi seal oli mets, aga nüüd see on ära raadatud. Jube kahju. Nüüd oleme siin Keskkonnakaitse Kaisaga. Tere! Ja tema on meil ka paar küsimust. Esimene, et milliste keskkonnaprobleemidega tänapäeva metsad üldse silmitsi seisavad? No põhilised keskkonnaprobleemi, mis on metsades, on liikide vähesus või elurikkuse vähenemine, elupaikade häving, kindlasti veereostus ja ka õhusaaste ja kliimamuutuste tõttu siis tekkinud muutused ka, et see mõjutab väga palju keskkonda. Milliseid lahendusi kasutatakse keskkonnaprobleemide vähendamiseks ja metsade kaitsmiseks? No näiteks, et loomade elupaigad säiliks, tehakse looduskaitsealasi
ja et ikkagi mets oleks olemas, istutatakse ise siis puid juurde ja üritatakse vähendada ka metsaraiet. leidsime siit kohe Kaisa puu otsast ja küsiks talt, et kuidas see mõjutab elupaikade kadumine liike ja mis nende kaitsmiseks tehakse? No, paljud liigid kannatavad ikkagi elupaikade hävingu tõttu ja et seda siis muuta ja kaitsta neid, jälgitakse populatsioone ja tehakse kaitsealasid, kus nad siis saavad rahulikult elada, neil on oma elukoht seal. Näiteks rendurav, kes on esimesse kaitsekategooriasse määratud loomaliik, kaitseb elurikkust ja levitab seemneid. Nende kaitsmiseks piiratakse lageraiet nende elupaikades ja luuakse kaitsealasid, et nende populatsiooni kontrolli all hoida. Nagu me kõik teada saime, on parasvöötmemetsad keerukad, kuid tasakaalus ökosüsteemid. Tead, seda nad on, jah. Ma olen kuulnud, et nad seovad ka süsinikku ja nad on päris head elukohad erinevatele liikidele. Lisaks nad hoiavad aineid ringluses. See on tõesti ka tõsi. Kuid inimtegevus ohustab metsi üha rohkem, seega on oluline neid hoida. Seda peab tegema, jah. Siin Pelgulinna metsas on ka viimasel ajal olnud suhteliselt segased lood. Kuid siin me kahjuks enda osooni episoodiga täna lõpetamegi. Loodame, et me teid enam ei näe ja teie meid ka mitte. Täname, et viitsisite vaadata seda videot ja... Järgmise korrani, jah. Sa lähed sinna 7 tuule poole, jah? täpselt nii.